Mina olen Irina, kanal on endiselt Lahe loeb ja täna olen ma veidi elevil, sest ma saan teha midagi, mida ma pole kunagi varem teinud. Nimelt, täna saabus Illumicrate'i pakk. Ma olen väga õnnelik selle üle, sest ma olen neid pakke saanud juba alates suvest, mingi augustist äkki. Aga kuna vahepeal oli see juba eelnevalt mainitud remont ja muud asjad ja ma videosid ei teinud, siis mul ei olnud ka võimalust teha unboxingut. Nüüd aga on mul see pakikene, mille unboxingut ma saan teha. Et neile, kes ei tea, siis Illumicrate on raamatusõpradele mõeldud subscription box ehk siis selline kureeritud kast, karp, mille sees on raamat ja mõned sellised ilusad asjakesed, mis käivad sinna raamatusõprade huviorbiiti, võiks öelda. Aga jaa, ma väga ootasin seda, et siin on ilusti näete ees on kirjutatud for book lovers, mis on mulle ideaalne. Ma olin päris mitu, ma arvan tegi 1,5 kuud või 2 kuud olin alguses ootejärjekorras, et saada seda tellida. Ja siis ma sain selle, nii et ma ei kavatse sellest loobuda. Sealt tulevad raamatud on ilusad. Mul on siin käru peal, siin pool on mõned, mis on ka sealt sellest samast Illumicrate'i kastist, no mitte sellest samast, aga Illumicrate'i kastidest tulnud. Ma neid näitan teile arvatavasti siis, kui ma teen oma uute raamatute videod, mis mulle tekkinud nüüd alates suvest, mis peaks tulema arvatavasti kas sellel või järgmisel nädalal. Aga täna siis räägime Illumicrate'ist ja Illumicrate'i kastist. Aga alustame siis. Nii, mul on relv, mida tuleb väga ettevaatlikult kasutada, aga õnneks ma ei ole väga suur näpulõikaja ja saan enamasti oma lõikamis- ja kleepimisülesannetega hakkama. Aga ja te saate näha, mis siin sees on. Et läheb niimoodi lahti. Tadaa! Siin on tekstikene ka, oodake, ma tõstan. Nii, et siis kirjutatud on Thanks for letting Illumicrate brighten up your day. Mis on väga kena. Ja teil on sellised kollased kastid ja siis on sisu. Ma näitan teile siis ükshaaval teen lahti asjad ja saate vaadata koos minuga, ma ise ei ole veel uurinud. Nagu nägite, ma alles lõikasin lahti, ma alguses mõtlesin, et ma lõikan enne lahti, aga siis tundus see natukene mõttetu. Igatahes, iga kastiga tuleb kaasa selline teemalehekene. Sel kuul ehk siis novembrikuu teemaks on Death and Fortune. Kuidas seda tõlkida? Surm ja varandus. Õnn. Ma ei ole selles teemas väga kindel. Ma ei ole seda üldse uurinud. Ma ei tea, mis raamat siin sees on. Ja siin peaks olema tass, minu teada nagu teetass, vähemalt kui mul on õigesti meeles. Tavaliselt siis siin teisel pool on kirjas detsembrikuu teema, milleks on cursed ehk neetud. Ja sees on siis selline nimekiri asjadest, mis siin sees on ja mis fandomi alla need käivad. Aga ma arvan, et hakkame pihta. Nii, võtan siia endale ette selle kasti, et oleks mugavam vaadata, mis siin sees on. Ja esimene asi on jõupaber. Aga vaatame. Võtan esimese asja, mis mulle ette silma juhtub. On selline metallist karbikene, raamatukujuline, kus on siis kuhu saab asju sisse panna. Sees on siis tekst. There are moments that you remember for the rest of your life and there are moments that you think you remember for the rest of your life and it's not often they turn out to be the same moment. Et siis Maggie Stiefvateri raamatust. Ma ei ole tema raamatuid lugenud, ma ütlen kohe. Eesti keeles on minu arust temal ilmunud Kaarnapoisid ja kas on Unenäovargad äkki või? Igatahes The Raven Boys ja siin tal on nüüd viimasel ajal ka natukene uusi ilmunud ja midagi oli tal veel, mis ma eesti keeles on ka ilmunud, aga ma ei mäleta. Aga igatahes selline ilus hobustega
kastikene, ma ei tea veel, mis ma siia sisse panen, aga küll ma selle välja mõtlen. Nii, lähme edasi. Sain Illumicrate'i pastaka. Pastakat kuluvad alati ära, eriti minusugusele inimesele, kes tegelikult eelistab märgatavalt rohkem käsitsi kirjutada kui igasuguseid veebivariante kasutada oma märkmete tegemiseks. Siis arvan, et see ongi nüüd see alustassi teema sellises ilusas karbis ja kruus tuleb siis eraldi. Nemesis Goddess of Retribution ehk siis kättemaksu jumalanna Nemesise teemaline alustass ja siis tass selle juurde. See alustass on selline. Päris külm on näha, et on postiga tulnud. Ja siis sellises eraldi karbikeses on tass. Ega nad väga suured ei ole, aga võt selline. Ja siis komplekt koos on võt selline. Käsi natuke väriseb. Nii. Et samalt tegijalt minu arust mulle tuli paar kuud tagasi Ateena tass. Et mul peaks mõned fotod olema, ma ei viitsi hakata ronima ülevalt võtma seda, et kuhugi siis tuleb see Ateena tassi pilt. Aga nüüd on mul siis Nemesise tass, mis on ka väga kena. Mingi valge pakk, ma ei tea, mis siin sees on. Ja ma ei oska seda avada ka nagu näha. Siin on jõulukaunistus, siin on jõulukaunistus. On selline roheline, ilus. Ma vaatan, kas ma saan niimoodi, et te saaksite ise lugeda. Aga kui ei saanud, siis siin on kirjas the first time you share tea, you are a stranger. The second time you share tea, you are an honored guest. The third time you share tea, you become family. Mis on mulle väga tuttav, aga ma ei suuda välja mõelda, kus see on, eks me pärast vaatame siis sellelt lehekeselt. Ja ma saan selle ilusti oma kuuse peale riputada, mis on väga kena. Vaatame edasi. Nüüd järjehoidja. Võt selline ilusa väikse tutiga. Ma pean selle välja võtma, sest mulle meeldivad järjehoidjad. Ma olen täielik järjehoidjate fanatt. Kas ma tahan seda? Ma ei hakka seda siit välja võtma, aga igatahes järjehoidja ise on selline metallist kuldne. Ma ei oska selle järgi puhtalt arvata, mis fandomi alla see käib, aga nagu ma ütlesin juba, siis ma loen kõik ette, mis mille alla läheb. Siis... Oi Jeesus, ma olen väga õnnelik. Ma olen juba pikalt tahtnud endale gaasi, mis saab nagu raamatule ümber panna, et sa talle viga ei teeks ja siis loed seda. Ja selle fandomi on vist üsna lihtne ära arvata. Kui just vahepeal ei ole mingit muud suure kullahunniku otsas istuvat draakonit fantaasiamaailmas populaarseks kujunenud, siis see peaks olema Smaug ja Kääbik on siis fandomiks. Yes! Ma olen väga õnnelik ja ma arvan, et see võib olla mul lemmikasi sellest karbist, kuigi järjehoidja on ka väga lähedal sellele. Ja karbid ja eesukene. Siis tavaliselt iga karbiga tuleb kaasa ka selline kunstimoodi asi. Siin taga on siis Dear Readers või seekord siis Dearest Gremlins kiri autorilt, mis peaks siis olema see raamatu autor, mis mul pakis on. Siis iga kuu tuleb kaasa ka
pin, mis on siis samuti, mille aluseks on siis selle vastava kuu raamat. Sel kuul on see pin selline. Ilus punane krooniga. Et siin on öeldud ka, mis raamat selle aluseks on. Aga ma seda ei hakka ette ütlema, sest et ainus, mis on jäänud pakki, ongi raamat. Ja iga raamat tuleb siis sellises Illumigreidi kotikeses, mul on neid päris palju, neid saab ka iseenesest kasutada nii-öelda booksleeve'i või siis sellise raamatu asjana. Aga vaatame. Kas niimoodi on õigus? Jep. Natukene logistilisi raskusi raamatu kättesaamisega kotist, aga siin ta on. Tadaa! Okei, ma ise ka ei tea, mis raamat see on. Margaret Owen Little Thieves. Et neil on alati hästi kenad. Neil on värvitud servad ja lisaks on ka stenciled. Põhimõtteliselt šablooniga tehtud selline ilus kujundus. Siis tavaliselt on kaasas ka, mida siis selle nimi on? Plate. Ma ei ole kindel, igatahes autori autogrammiga. Kleepsukene, mille saab siis raamatu sisse kleepida. Ja siis on omaette selliseks, siin vahepeal on see kaaned ise ka ära kaunistatud, aga selle raamatu puhul ei ole, et on lihtsalt kaaned. Aga seest raamat ise on seest ka väga kena. Et raamatu kaaned ilma siis selle dust jacketita. Ja ma ei ole seda autorit lugenud. Ta on mul paari eelmise tema raamatu tõttu tuttav, sest nad on mulle booktube'is ette jäänud. The Merciful Crow. Teine raamat, mis sealt autoril on The Faithless Hawk, seda ma ei ole lugenud, seda ma ei tea. Aga see peaks olema siis midagi täiesti uut. Et ma ei hakka vaeva nägema ja tõlkima ära seda sisukirjeldust. Eks ma loen ise seda ja kui te soovite teada, millest raamat on, siis saate lihtsalt üles otsida kas Goodreadsist või kust iganes teile mugavam on ja saate ise lugeda, millest see raamat räägib. Aga selline ta on, selline ilus, kena, väga kena ja ma olen selle kastiga väga rahul. Aga räägiks natukene siis sellest, et mis asjad siin täpselt siis sees on. Ma natukene vahetan oma positsiooni siin, sest et jalad kipuvad ära surema ja minu tugitool on praegu hoopis teises kohas ja ma ei saa selle peal istuda ja filmida, sest et taust jääb natukene kole. Et ses suhtes elu on niimoodi, et see, kus filmid on kena ja ilus ja kõik ülejäänud on segi läbi. Aga vaatame siis, mida ütleb meile see cheat sheet. Et mis meil siin on siis. Et ongi siis Smaugi see raamatukaaned. Jah, see on minu lemmikasi siin pakis. Et nagu, vau. Siis ongi, ja vaatame. Ehk siis Nemesise teetass või kohvitass. Sellel kindlalt fandomi ei ole, see lihtsalt neil praegu Kreeka müütidest inspireeritud sari, milles siis oli Ateena kruus ja nüüd siis Nemesise kruus. Siis Moments You Remember Booked In, arvan, on see ja see peaks olema The Scorpio Races olema selle aluseks. Eesti keeles minu teada seda ilmunud ei ole, ma panen kaane kuhugi ekraanile, nagu ma tavaliselt ikka teen. Siis vaatame. See järjehoidja on siis selle järjehoidja fandomiks on siis She Who Became the Sun. Mul on see raamat olemas.
see on siin. Aga ma panen ta kaane peale. See raamat tuli mulle ka minu kõige esimesest Illumicrate'i karbist. Ja nüüd siis tuli selle juurde sobiv järjehoidja, nii et kui ma seda mingi hetk lugema hakkan, mis loodetavasti jõuab kohale varsti, see hetk, siis ma nagu kasutan seda järjehoidjat. Siis vaatame USHRT, sellele fandomi ei ole nimetatud. Ja Monthly Collection Pin, ehk siis inspireeritud raamatust Little Thieves. Ja see ongi kõik, et mis jäi nimetamata on Illumicrate'i pastakas, aga noh, see võib olla ka mingisugune lisaelement. Aga selline on siis novembrikuu Illumicrate. See peaks, detsembri oma peaks ka jõudma, loodetavasti enne jõule, vähemalt nad plaanivad niimoodi välja saata, kuigi nüüd on jälle see jama, et postisaadetised liiguvad natuke aeglasemalt pühade tõttu, nii et nad võivad jõuda enne jõule, aga võivad ka natuke hilineda. Aga jah, selline ta oli ja nagu öeldud, minu isiklik absoluutne lemmik on see need kaaned. Nad on nii kenad ja ma saan neid väga-väga korralikult kasutada. Aga jah, aitäh, et mind vaatasite. Ma loodan, et teile pakkus see karbi avamine sama palju huvi ja rõõmu kui mulle. Illumicrate'i lingid ja asjad ma panen alla, kui teid peaks huvitama see. Ja mis seal ikka, näeme järgmises videos. Nägemist!